Kruusatee aastaringselt. Enim kahjustusi tekitavad kruusateedele lume sulamine ja suured sajuhood. Ilmade jahenedes ning külmakraadide saabudes külmub kruusatee aeglaselt kuni 2 meetri sügavuseni. Kevadised soojad ilmad sulatavad esmalt pealmise kihi. Veel ei ole kuhugi ära voolata ja tekib ülemärgunud kiht. Kruusatee pealmine kiht muutub pehmeks ning tee sõidetakse roopasse. Kui kevadel on suuremad vihmasajud ning teel on vaid pealmine kiht sulanud, siis hakkab kerkima veetase kraavides, sest veel ei ole kuhugi minna. Teed muutuvad liiklejatele taas raskemini läbitavateks. Ilma soojenedes sulamine jätkub ning pealmine kiht hakkab kuivama. Muldkeha sulamisega läheb aga kauem aega. Kuniks muldkeha on veel külmunud, ei saa piisavalt sügavalt hööveldada ning teedele tekivad augud ja roopad. Kui ilm püsib jätkuvalt soe, kuivatab päike katte ning tee taheneb. Siis hööveldatakse tee põhjalikult tasaseks. Hööveldamise eesmärk on kruusakattele vajaliku tasasuse ja põikallete andmine. Suuremad vihmahood muudavad nii kevadel, suvel kui ka sügisel kruusateed pehmeks. Kui vesi imbub muldkehasse, kraavid täituvad ning veel ei ole kuhugi minna. Kruusateede muldkehad on paljudel juhtudel välja ehitamata või rajatud savipinnasele. Savi tõttu muutub teekatte liiga pehmeks ning liikluse mõjul tekivad roopad ja augud. Seda saab parandada alles teekatte tahenemisel. Pehmel kruusateel sõitvad rasked veokid tekitavad sügavamad roopad. Vajadusel kehtestatakse teedele massipiirangud, et ära hoida suuremad kahjustused. Parim moodus kruusateede hooldamiseks on selle hööveldamine, ent enne tööga alustamist tuleb enamasti ära oodata teepinna tahenemine. Märja kruusakihi liigutamine ühest tee äärest teise ei anna oodatud tulemust. Kuidas toimub kruusateede tolmuvabaks muutmine? Kevadel on teehooldajate üks mahukamaid töid kruusateedele tolmutõrje tegemine. Vajadusel veetakse enne tolmutõrje tegemist ka uut kruusa. Teele puistatakse kaltsiumkloriidi, mis segatakse niiskesse kruusakihti. Seejärel teerull tihendab kruusa ning teed kastetakse, et tugevdada kaltsiumkloriidi mõju. Kruusatee remont sisaldab kraavide kaevamist ja uue kruusakihi peale laotamist. Tolmuvaba katte ehitusel eemaldatakse külmakerked, kaevatakse kraavid, ehitatakse truubid ja paigaldatakse tolmuvaba katte. Selleks, et kruusateest saaks tee, mida kõik saaksid pikka aega tolmuvabana nautida, nõuab see suuri investeeringuid ja palju tööd.